Maamess on täie mürinaga käima läinud ja nagu tavaks, siis ajaleht Maaelu on uudistamas kõige põnevamaid tehnikauudiseid messinaelu. Esimene ongi meil siin selja taga, et Kubota väiketraktor, et äkki üldse alustuseks selgitate, et mis on väiketraktor, kuidas ta erineb siis võib-olla mõõtmetelt suurematest? Üldjuhul väike traktoriks meie peame siis 10–50 hobujõulist masinat, kas siis ilma kabiinita või siis kabiiniga ja tema siis nii-öelda suurem erinevus suurtematest traktoritest ongi see, et neid ostavad üldjuhul siis eraisikud, kes siis tahavadki enda kodumajapidamisse just sellist väiksemat, kompaktsemat, üldjuhul nelikveolist ja sellist pigem 20–30 hobujõu vahele, et see on siis nii-öelda enim levinud selline hobujõu klass, mida ostetakse. Kuigi traktori nimetuses on väike, siis tegelikult hing on ta suur sees ja töid annab omajagu teha, et mida talle siis külge annab panna, mis tööd temaga tegelikult siis need inimesed, kes traktori soetavad, saavad oma kodumajapidamises ära teha? No ütleme, et selle traktoriga saab kodumajapidamises kõik asjad ära teha, alati siis laaduritöödest, et siin me näeme ka praegu, siis selle traktoril on küljes esilaadur, siis lisaks sellele saab teha põllu harimist, saab teha niitmist, saab teha lume lükkamist, saab ka haagis sappa haakida, ühesõnaga kõik tööd, mis saab kodus on vaja ära teha, siis selle masinaga on võimalik siis kõik asjad ära teha. Kes need kliendid üldjuhul on, et kas on äsja maale kolinud noored või on need, kes tõesti on juba aastaid maal elanud ja vajavad siiski ka sellist nagu võib-olla väiksema võimsusega abimehest? Tegelikult see sihtgrupp on üsna lai, aga enamjaolt on ikkagi eraisikust kodukasutaja, et kas ta siis ostab enda esimese traktori või siis ostab endale suurema traktori kõrvale mingi väiksema nii-öelda abilise, et pigem selline nii-öelda eraisikust kodukasutaja, ma ütleks, et see on see sihtgrupp, kes ostab enim seda traktorit. No fakt on see, et kui sul on oma elamine maal, siis tegelikult neid töid, mida sellega teha, jagub omajagu, väiksest murutraktorist asjade vedamiseks jääb väheks. Just, et sellepärast ongi nii, et mis teda eristab murutraktorist just on see, et ta on nelikveoline. Ütleme nii, et Kubota puhul ongi põhiasjad, mida nagu tasub siis nii-öelda meeles pidada ja mida nagu inimesed hindavad, on eelkõige see töökindlus. Et Kubota üldjuhul teeb kõik oma diiselmootorid ise ja valmistatakse Jaapanis, on väga kvaliteetne toodang, väga töökindel, käivitub iga ilmaga nii-öelda loodud kestma, ütleme nii, ja ta on nelikveoline siis, ta on üldjuhul on 3 kiirusgruppi, difrilukud, kõik laadurid on kiire ühendusega, et kõik selline hädavajalik on tal olemas, mida peaks olema vaja siis nii-öelda kodumajapidamises kasutamises. Ja lõpetuseks küsiks ka huvi kohta, et tegelikult kuna tegu on ikkagi Eesti ühe müüduima väiketraktoriga, et eks see annab väikse vihje, kui suur huvi on? No ütleme, et huvi on päris suur. Hetkel on meil käimas ka kampaania, et selle traktori saab endale soetada väga hea hinnaga hetkel ja mida ma tahan veel nagu toonitada on see, et meil on väga professionaalne hooldus, mobiilne hooldusbuss sõidab üle Eesti, et kui peaks olema vajadus, siis sõidame välja igale poole üle Eesti ja klient ei pea enda masinat meile nii-öelda töökotta tooma, vaid me tuleme ise kohale. Nii et Stokkari platsilt, kui on soovi, on võimalus endale osta, miks mitte päris oma kõige esimene traktor.